Tere, mina olen Tiina Park ja ma olen Eesti Kultuurikoja eestseisuse liige. Oma konverentsil me räägime mahekultuursusest. Otsustasin minagi täna hommikul hakata mahekultuurseks. Istusin arvuti taga ja guugeldasin. Ja mis ma välja guugeldasin? Iga Google'i otsing paiskab õhku 7-10 grammi süsihappegaasi. Kui ma jäin 2 tassi kohvi, olin ma juba paisanud õhku 680 grammi süsihappegaasi. Iga tavaline eestlane, teie, mina, me kõik, igal aastal paiskame õhku 18 tonni süsihappegaasi. Vanasti mõõtsime me kaloreid, vähemalt meie naised, aga nüüd mõõdame süsihappegaasi. Kui kultuuri juurde veel tagasi tulla, siis lugesin ühte huvitavat väljendit, et kultuur on see, mis jääb järel siis, kui valitsus enam ei toimi. Päris huvitav. Kahju on sellest, et tõelised kultuuriuudised jõuavad meie meediasse alles siis, kui nad on veidike skandaalsed. Näiteks mõni inimene kasutas kultuurile mõeldud raha ära enda otstarbeks või siis vastupidi, mõni pisike pilt müüdi kuskil oksjonil maha mitmete miljonite dollarite eest. Ühesõnaga, kogu aeg on vaja skandaali, see müüb. Kui ma mõtlen meie kultuurikonverentsile, siis ma arvan, et võib-olla me peaks ka mõne skandaali välja mõtlema, sest siis ületaksime meie oma konverentsiga ka meediakünnise.